Tere tulemast taas V8 päevikutesse. Istume siin V8 pardal Pulgevi stuudiotes. Suvine päike silitab juukseid ja iga aeg rääkida siukesest natuke teistsugusest kohast, kus räägitakse, et on rohkem udu ja vihma kui päikest. Aga meiega siis taas Tõnu, Margus ja Kaspar. Ja Kaspar, sina oled siin ringreisinud maailmas veidi enne eestimaist Youngtimer campi. Räägi, kus sa käisid, mis sa nägid. Alustame kõigepealt sellest, kus sa käisid. Kõigepealt ma alustaks tegelikult sellest, et suur aitäh BYD Eestile ja Inscape Eestile, kes leidsid, et nad peavad mind sõidutama siis Inglismaale, Goodwoodi. Ja kes ei tea, mis asi on Goodwood, siis Goodwood on autoürituste meka. Ma arvan, et see on kõige kõvem autoüritus üldse, mis saab olla. Seda ei saa võtta ühe sõnaga kokku, et see oleks näitus. See on pigem üritus, sest seal on, kujutage ette, umbes 200 000 külastajat, kes käib läbi neljapäevast pühapäevani. Seal on umbes 3 miljardi euro eest autosid, alates vanatehnikast kuni prototüüpideni, värskete autodeni, vormelid, mootorrattaid käib läbi veel sealt, võidusõiduautosid, hüpperautod, superautod, elektriautod, põhimõtteliselt kõike. Siis on seal ralliautod, eraldi on ralliautode ala, kus siis ralliautodega sõidetakse kiiresti veel metsa vahel, tehakse demosõitusid, antakse inimestel võimalus seda kõike pealt näha, kas või kõrvalistmel olla, siis kiirete autodega sõidetakse mäest üles, see ei ole nüüd nihukene 90 kraadi tõusev mägi, vaid tegemist on ülikitsa mõisateega, kus siis sõidetakse kitsal teel heinapakkide vahel nii aja peale, kui ka tehakse demosõitusid ilgelt kiirete autodega, jälle täpselt samamoodi saab kõrvale istmele ka, aga selleks on üht-teist vaja, sellest ma räägin hiljem. Ja loomulikult terve hunnik automaailma kuulsusi, alates võidusõitjatest, YouTuberitest, vormel 1 võidusõitjad on ka seal kohal, näiteks Kimi Antonelli käis tänavusel aastal siis Mercedes-Benz CLA AMG 43 siis katete pealt ära tõmbamas ja kusjuures ma olin seal samas kõrval BYD boksis, mõtlesin, et okei, et ma astun siis üle tee, et vaatan ka, et kuidas see asi siis toimub. Kui ma sinna jõudsin, siis põhimõtteliselt oli selline tunne, nagu ma oleks David Guetta kontsertile kõige viimase inimesena jõudnud, sellepärast, et minu ees oli terve hunnik inimesi, ma ei näinud autot, ma ei näinud Kimi Antonellit, sest kõik tahtsid temast pilti teha. Et see rahvamass, mis seal on, et see on meeletult suur ja mõelge ise, et BYD tuli tänavusel aastal siis kogu ajaloo kõige suurema näitusboksiga välja. Tegemist oli 3-korruselise majaga, mis oli umbes 2000 ruutu suur ja no see ei näinud kuskilt otsast välja selline eksponaat või maja, mis oleks ajutiselt püsti pandud, et see nägi ikkagi väga-väga uhke välja. Pluss veel see, et BYD-l oli siis eraldi maja ees siis ala, kus siis inimestele tehti demosõite, näidati milleks siis nende uus kastikas, maasturvõimelised on, kui teravaid mäkketõuse ja languseid suudavad teha, missugustel trampliinidel sõita, toas veel siis BYD premium bränd Denza oli siis suure rõhu all ja Denza tuleb ka Eesti, vähemalt nii mulle lubati, et see võiks tänavu juhtuda. Ja Denza puhul siis oli Denza Z, mis on siis nende sportauto, umbes selline 1500 hobujõudu elektriga.
ja 0-100 kiirendus sellel kõige võimsamal versioonil on 1,96 sekundit. Ja ma vahepeal siis täpsustan, et Kaspar räägib siis Goodwood Festival of Speedist, mis toimub juulikuus, aga septembris toimub samas Goodwoodis ka Revival, kus on siis võimalik näha kas või 24-liitrise mootoriga sellised 100 aastat vanu autosid või? Vastupidi, tegelikult ikkagi seda 24-liitrise mootoriga 110 aastat vana Fiati nägi ka nüüd Kiiruse festivalil. See on seal üks põhikülastaja või ütleme staažikaid külastajaid. See Revival on ajalooliste autode võidusõit klasside kaupa, siis see 24-liitrine Fiat oli kiirusrekordi auto, ta ei olnud ringraja võidusõidu auto. Selge. Aga seal on nii palju autosid, et ma ütlen ausalt, et sa ei jõua kõiki ära hoomata, et see on tõesti niimoodi, nagu väike laps satub kommipoodi. Ja ma tahtsingi öelda, et Kaspar, kui sa hakkasid üles loetama, mida seal kõik on, siis tead, mis asi mul hakkas silme ees jooksma või? Ehast Koiduni film, kus Jet räägib seal Didi Twisteri ees, et mida kõike neil seal on. Täpselt, et kõik. Ma arvan, et see on automaailma Chuck Norris. Et sellest enam edasi nagu on väga keeruline minna. No ei ole käinud igal pool. Goodwoodis ma olen ühe korra käinud, aga ma julgen öelda, et see on Euroopa kõige kõvem autonäitus. Ma julge väita, et Goodwoodi kiirusefestival on kõvem sündmus kui Monterey autonädal, mis algab Californias nüüd augusti keskel. Et võib vaielda, aga see nagu ei pisenda Goodwoodi kiirusefestivali, et see on kindlasti sündmus, kus peab ikka iga autoahuviline ära käima ja sest saadik, kui ma seal ära käisin ja ma olen vahepeal vahele jätnud, siis ma ei saa aru, mis mul viga on, et miks ma järgmistel aastatel ka ei ole läinud, et see on nagu see on uskumatult äge. Ja kui me siin ühes teises saates rääkisime vanadest härradest, siis seda üritust veab Herzog, kes on ka üsna eakas härra, kelle mõisa ohvis see asi kõik toimub, kes ise kogu selle ürituse raames käib, jookseb ringi, räägib juttu, lobiseb niisama selliste inimestega nagu Mario Andretti, Damon Hill, kõik sellised vormelikuulsused, viskab nalja, laseb teatud inimestel isegi oma mõisa. Ja see mõisahoones seal sees, kui mul õnnestus sinna saada, selle jaoks on eraldi tegelikult vimpel, mis sulle antakse. Ja need toad on paksult vitriine täis ja need vitriinid on täis veel omakorda võidusõidu auhindasid, karikaid, nii et tegemist on ikkagi üsna asja armastajaga. Ja, ta vist on Krahv, mitte Herzog, aga kes neid siniverelisi ikka teab. Ja, aga ikkagi kuninglik üritus, ütleme siis nii. Ja tänavu, mis mul seal, ma olin 2 päeva seal ja selle 2 päeva jooksul ma ralliautode alale ma ei jõudnudki. Tahtsin just küsida, et mitu päeva seal tegelikult peaks olema? Ma arvan, et seal peaks olema, kui üldse arvestada, siis tegelikult, mis ma vaatasin, täna Wizz Air sõidab üsna soodsate hindadega Inglismaale, nii et ma arvan, et kui õigel ajal broneerida, saaks, ütleme, lennupiletitega mingisugune, ütleme jämedalt 200 euroga hakkama, võib-olla isegi soodsamalt. Siis rendiauto võtta ja sellega tuleb igal juhul arvestada, et sul ööbimine on Goodwoodist umbes 100-150 kilomeetrit eemal, et sa sinna lähedale niikuinii ei saa, et seal on kõik ammugi ära broneeritud ja Goodwood ise on tegelikult Londonist, ütleme niuke Pärnu ots, et natukene tunni sõita, et ma olen mitu korda plaaninud. Natukene üle tunni sõita ideaalsetes tingimustes. Mina jõudsin 4 päeva hommikul lennukiga siis Heathrow lennujaama ja sealt ma sõitsin taksoga Goodwoodi juba 1,5 tundi, aga reedel päevasel ajal nihukene 1-2 aegas ma sõitsin tagasi Heathrow lennujaama juba 3 tundi, nii et
see juba näitab seda, milline rahvamass seal käib, kui palju seal ummikuid asju tekib, et sellega peab kindlasti arvestama, et see tagasisõit on väga ajarohke. 2 aastat tagasi ma käisin ka Londonis, ei läinud Goodwoodi küll, aga sõitsin Clarksoni farmi ja rentisin üldsegi turoapi kaudu endale auto, jalutasin sinna auto juurde kohale, võtsin ta ära ja siis hakkasin linnast välja sõitma. Vot see võttis tund aega. Et täpselt nii ongi, et linn ise on suur ja paned ühe ristmiku peal mööda ka, siis on jälle pool tundi otsa. Ja siis unustasin ära, päevapilet maksab 80 naela, mis see teeb siis eurodes mingi, no ütleme umbes 100 eurot. Ja see on siis ühe päevapilet. Jah, aga samas kui sa selle päevagi kas või ainukese seal ära veedad, siis tegelikult sa saad aru, et see on seda väärt, et see on seda täiega väärt. Ja kui sa ostad selle täis nädalavahetuse piletis, see päevahind tuleks nagu odavam, et olla seal kohal neljapäevast pühapäevani nagu täiega panna, sest tegelikult isegi seal kõik need päevad sa saad ära sisustada ja ära vaadelda, sest kui seal peaks igav hakkama, siis seal on ka külastajate parklad, et külastajate parkla on niisugune, et võtad selle Eesti Youngtimer campi, kus on mõnisada autod, siis võtad selle Lahti Motorshow külastajate parklaid, mida on seal ka mitu, paned need kokku ja siis sa saad sellest Goodwoodi parklast mingi tükikese ainult selle arvestusega, et Goodwoodis neid, ma ei tea, mitme ruutkilomeetrid parklaid on vist 5 või 6 tükki. Ja need on täis nagu väga suures osas nagu neid hobiautosid, millega Inglise autohuvilised siis ise igapäevaselt sõidavad, et need on niisugused Alfa Romeo 8C-st kuni mingi Caterhami ja Renault Sportspiderini ja nii edasi. No ütleme, et niimoodi Lamborghini Aventador või siis ütleme Gallardo, need olid sellised rahvaautod, et noh, ma arvan, et meil on niisugune C-klassi Mercedes, et 3. seeria BMW-d, 5. seeria BMW-sid umbes sama palju kui seal nagu parklates, et see ei olnud nagu mitte midagi erilist. Ja mõelge ise, et kui eraldi näituse alal on terve hunnik välja toodud erinevaid Lamborghini Miurasid, põhimõtteliselt ma arvan, kõik mudelid Miurast oli sinna välja toodud, pluss veel Koenigseegid, alates Koenigseegi prototüüpmudelist kuni tänapäevase kõige värskema mudelini välja, siis McLaren näitas oma 2V1. Ma mäletan, et kui ma aastaid tagasi käisin McLareni tehases, mulle näidati seda autot tagatoas, telefonid, kaamerad, kõik sellised asjad korjati ära, et sellest ei tohtinud pilti teha. Nüüd on see auto avalik ja see näeb täpselt samasugune välja, nagu ta siis nägi, kui mulle seda näidati. Sellega muidugi tehti ka veel demosõite. Siis, mis minu jaoks oli eriti äge auto, oli elusuurune 1:1 Koenigseegi, mis ta siis kõige uuem mudel on, mul ei tule see nimi nüüd meelde, äkki Tõnu aitab mind. Regera. Jah, vist Regera või Agera. Või Kaimera. Ei. Jah, nüüd on. Ja ühesõnaga ühest värskeimast Koenigseegi mudelist on tehtud 1:1 koopia Lego Technicsi klotsidest. Ja need Lego Technicsi klotsid on seal omavahel niimoodi kokku laotud, et seal ei ole liimi kasutatud, ehk siis Lego enda klots hoiab teise küljes ennast nii tugevalt kinni ja see auto sõidab. Ja see on maailmarekordi auto, selle sama autoga on sõidetud Goodwoodi mäest alla 111 kilomeetrit tunnis. Jah, mingi 1-2 klotsi sealt auto küljest kukkus ära, aga see auto oli kõik ühes tükis. Kujutage ette, selle auto pidurikettad on ka tehtud Lego klotsidest ja kes tahab täpsemalt sellest autost midagi näha, siis YouTube'is on selline Inglismaa YouTuber nagu James Walker. Tema leht on Mr. JWW ja tema on sellest teinud siis pikema loo ja ka tema videos on seda näha, kui see auto sõidab mäest alla selle kiirusega seal, et see on väga äge ja kusjuures selle autoga sõidab siis alla Koenigseegi enda tehase testisõitja. Ja Bugatid olid loomulikult kohal, olid nii vanemad kui ka uuemad mudelid.
ja mis kõige ägedam, seal oli, mis see viimane, kas see Mistral oli see Bugatti viimane võidusõiduauto või? Ma ta on mõtlen viimane 2 või 16 mootoriga, ta on tänavaauto ikkagi. Sa mõtled ringrajauto on Bolide. Jah, just. Ja seal oli kohal Bolide, mis on tehtud tänava legaalseks. Inglismaal on üks ettevõte, mis siis suudab need autod teha tänava legaalseks, panna kojamehed, kõik muud suunatuled, kõik asjad külge nii, et sa saad selle autoga tänaval sõita. Mul tuli vahepeal idee, et kui nüüd septembris tuleb see Soapbox race tuleb lauluväljakule, et äkki mõni meeskond, kes ennast ära registreerinud, peaks ka Legost tegema selle seebikarbi endale. Et kui ainult paar tükki küljest ära kogu marad, see on kõvasti vähem kui nende teiste käsitsi tehtud seebikarpide puhul. Ja aga ära unusta, et tegemist oli Lego Technicsi klotsidega, mitte tavalise Legoga, et seal on ka tegelikult vahe sees. Ja no autodest veel siis rääkides, Pagani oli ilusti väljas ja no Pagani autod on ikka täis kunstiteos. See on kunstiteos, just täpselt lähed ja naudid seda nagu Louvre'i väljapanekut, mitte lihtsalt mingit autoshow'd. Siis ära ei saa unustada Kaimera. Kaimera, kes ei tea, siis on jällegi üks väike autoettevõte, mis on siis, ütleme, teinud modernse tõlgenduse Lancia 37-st. Ja no need näevad ikka väga ägedad välja ja nende viimased mudelid Koenigsegi mootoriga. Wow. Et seal ei hoita tagasi. Siis nägin sellist autot nagu McMurthy. See on selline auto, ma arvan, et enamus inimesed mõtleb, mis asi see on. Tegemist on elektriautoga, millel on ventilaatorid küljes ja need ventilaatorid tekitavad siis maa külgetõmbe jõudu ja see elektriauto on erakordselt kiire. Minge vaadake sellist asja, jällegi kui taht näha, et mis autoga tegemist, Ben Collins ehk siis viimane Stig, tema käis sellega sõitmas, tema käis seda proovimas, samuti käis proovimas Chris Harris seda autot. Ja see aero, kuidas see töötab, see on ulme. Selle autoga on tehtud väga palju erinevaid kiirusrekordeid erinevatel ringradadel just tänu sellele, et seal on tohutult palju jõudu ja see ventilaatorite lahendus tekitab nii kõva aerodünaamika, et sa saad sellega põhimõtteliselt sõita niimoodi nagu vaataksid omal ajal kitti sõitmas, ehk siis niisugune kiirendatud film. Ja tänaseks siis mehed näevad vaeva, et see saada tänava legaalseks ja see maksab umbes 1,5 miljonit naela. Lisaks saab tänavad ka puhtaks. Ja tänavad saab puhtaks ja tagumisel autol saab värvi ka maha. No Goodwoodi kiirusefestivali mäkketõusu rekord kuulub ka praegu McMurtry Spearin, kelle vist siis 2 aastat tagasi saavutatud ajaga alla 40 sekundi, mis on juba videopildis nii hirmutavalt kiire, et sellest on nagu raske naduda seda, et see on tavaline pargitee, kus selle auto lõppkiirus oli minu arust kas 270 kilomeetrites või midagi sinna kanti, et no täiesti pöörane. Ja mehed ei olnud väljapanekuga ka tagasihoidlikud, kuna selle auto aero on siis nii võimas, et sellega võib tegelikult ka tagurpidi sõita, siis see auto oligi eksponeeritud tagurpidi. Sa mõtled siis nagu laest? Ja see auto oligi keeratud tagurpidi lihtsalt lakke kinni. Ja kui üldse rääkida asjadest, mis olid siis nagu õhku riputatud, siis tänavu oli see Goodwood Festival of Speed pühendatud Singerile ja Singeri Porsche olid siis tõstetud, no ma kujutan ette, et äkki olid seal mingi 10 meetri kõrgusel nagu postide otsas ja Singeri väljapanek oli ka ikkagi vapustavalt ilus. Kas see Tõnu lemmikut Nio 2 ka nägid? See on ka Inglismaa toode. Jah, vaat ja mis asi see veel on? Mis on Nio 2?
see oli inglaste mingi väljamõeldud auto, mida on toodetud nüüd paar tükki ja mis seal oli temal, vanad vormeliinsenerid panid selle kokku. Sa mõtled Nicholsi Nio 2. Nicholsi Nio 2, just täpselt. Ma oleks peaaegu sõita saanud sellega tänavu Goodwoodi mäkkatõusu võistlusel. Aga mulle tundub, et need töötajad tegid muga nalja. No ma pean ütlema, et ma ei näinud ja mul tegelikult oli kogu selle aja jooksul, mis ma seal olin, oli eesmärk, et ma tahtsin näha siis HVA uut seda tõlgendust Mercedes-Benz 190 Evo 2-st ja ma ei leidnudki seda autot üles. Ma tean, et see oli seal, sellega sõideti Mäkke ja miks ma tahtsin seda näha oli sellepärast, et minu arvates just see Evo 290 kerel näeb nagu ülimalt äge välja ja HVA on siis ju väga kõva tegija. HVA on A-täht AMG-st. Just, ehk kes ei tea, siis teatud Black Series mudelid, mis siis AMG-l olid tehtud, ongi just HVA poolt tehtud. Me nägime Pariisis seda punast värvi, katsusime isegi. Ja see HVA 190, teda ei tohiks restomoodiks vist nimetada, sest et ta on ikka nii kaugele viidud sellest 190-st, kuigi seal see ma saan aru, et see tuum on ikkagi 190, aga see auto on täiesti ümber ehitatud ja minu arust ta näeb nagu koomiliselt lai juba välja, et tal on üks puudujääk, 2 silindrit on puudu, V6 on vahel. No, originaalis oli Evo 2-l 4 silindrit, siin teatud AMG-del on 8 silindrit, sellel autol on jah, V6. Aga tegelikult selle V6-ga on ta ka ikkagi väga kiire auto ja tänaseks on siis jõudnud ju sellega jällegi nii kaugele, et valmis toode, kõik välja müüdud ja tänavalegaalsed, pluss veel võidusõiduversioonid. Ja, hind oli vist miljoni kanti. Jah, midagi nihukest. Kallim kui Evo 2 originaali. Jah, aga odavam kui Evo 2 täna vist äkki või? No, Evo 2 täna maksab mingi pöörase summa, mingi 300-500 000, eks ole, aga see HVA on veel kallim. Ja no siis driftiautod, muidugi driftijad sõitsid seal igatpidi, näidati ka ju viimast Hoonigani projekti. Ja Hoonigani viimane projekt on siis aktiivse aeroga Subaru Brat kastikas, millega sõitis ta oli kunagi USA mootor, Travis Pastrana, jah, Pastrana sõitis sellega ja see on ka meeletult kiire ja sõge auto ja noh, seda oli tegelikult äge ka näha, et kui see mäest üles sõitis, siis sa nägid, kuidas see tagumine tiib sealt kõigepealt sõidab laiemaks ja siis see tõuseb veel üles. Et seal on ikka väga kõva inseneritöö taha pandud. Sest Bratist oli YouTube'is ka mingi 11-minutine video, kui ma ei eksi, et seda oli väga vaadata, kuidas masin lihtsalt sõitis üle vee. Ja meie oma mees oli ju seal, sõitis Alpina vormeliga, ehk siis meie ainukene vormeli F1 lootus Paul Aron. Ja Paul oli üsna lõbusas meeleolus, ehk siis ta ikkagi nautis kõike, mida ta seal teha sai ja mida talle lubati teha. Ja kuulsustest rääkides siis ju Solbergid kohal. Solbergid tegid ju demosõite ralliautodega. Lawrence Fishburne olevat seal kohal läbi käinud, nägin kuskilt meediapiltides. Loomulikult Richard Hammond, siis Ben Collins, Stig ise oli kohal, Stig sõitis siis Praga autodega, ehk siis need on, kui ma ei eksi, äkki need on Tšehhi väga kiired võidusõiduautod jälle, et Ben Collins on nende autode testisõitja. Ja tänavu ju austati sellist meest nagu Damon Hill, kellele oli eraldi pühendatud seal tunnike või nii seoses sellega, et Damon Hilli esimene maailmameistri tiitel tuli 30 aastat tagasi ehk aastal 1996. Ta sõitis siis oma toonase
võiduautoga, eks ole, sõitis siis, kas ta sõitis Mäkke lõpuni ülesse või ta sõitis mõisa peahoone ette, kus toimus siis tseremoonia? See jäi mul vahele ja tegelikult müüdi ka hästi palju särke ja mütse James Hundi kirjaga, kuna James Hundi puhul oli ka ikkagi mingi juubeliga tegu. Ja mäketõusust siis rääkides, mul oli võimalus siis kõrvalistmel, õigemini ütleks, et peaaegu oli võimalus siis kõrvalistmel saada mäketõusule Denza Z racing versiooniga, ehk siis see sama auto, mis siis sõidab 0-100 1,96 sekundiga. Sinna kõrvale, et keegi saaks, see ei ole üldse lihtne, see toimub siis niimoodi, et mingisugune, ütleme, autoesindus, kelle auto siis seal sõidab, et nendega siis hea klient või siis ütleme meediainimene, et kellega neil on head suhted, et nendele siis seda võimalust pakutakse, seal on tegelikult järjekord kõikidele asjadele üsna pikk. Jah, ütleme seal mingi tänavasõiduautodega, ütleme mingi Renault 5 või mingi sellise asjaga, seal kõrvalistmel mäest üles sõita, see on nagu lihtsam, kui on tegemist ikkagi võidusõiduautoga, et järjekord pikem, raskem sinna kõrvalistmele saada. Selle jaoks tuli terve hunnik pabereid täita, siis said eraldi käepaela, siis valiti sulle välja õige kiiver, öeldi kellaajaliselt pead sa olema seal võidusõiduautode boksialas, kell 12 on start, sa pead olema selleks ajaks juba kohal, et ala enam-vähem 11.30 oled kohal seal, juba räägid võidusõitjaga juttu, sind instrueeritakse, istud autosse, kiiver pähe ja nii edasi. Nii, kõik asjad olid tehtud, kiiver valitud, õigel ajal kohal, räägin võidusõitjatega juttu, istusin autos, kliima juba kõik töötas, ootasime seda hetke, et millal võime kiivri pähe tõmmata ja sealt boksialast siis välja sõita. Ootame, vaatame, et läheb pikale, seal viskame nalja, järsku tuleb siis raja kohtunik meie juurde, väga kiht vana tegi kogu seda tööd siis vabatahtlikuna, tema valge kombe oli ülenisti võidusõitjate allkirju täis soditud, tuli viskas nalja ja ütles, et mingisugune jobu sõitis heinapakkidesse. Nüüd meil on rada kinni, me peame seal koristama ja mässama, ma ei saa aru, sõita ei oska. Aga meil läheb siin niisugune 1,5 tundi aega, et siis me saame raja lahti. Nii, ja siis läks lahti kalkuleerimine 1,5 tundi aega, et siis rada lahti, siis meil läheb umbes 0,5 tundi selleni, et me saame sealt boksialast välja, et me jõuame stardini. Siis, kui kõik läheb hästi, sõidame, mis on mingi minut natukene peale, oleme mäest üles saanud ja siis läheb jälle 1 tund natukene peale, ideaalis, et me saame sealt mäest alla sõita. Ja siis on veel vaja arvutada, et kaua võtab aega, et saada takso, et see takso sõidutaks mind Heathrow lennujaama ja me jõudsime arvutusega nii kaugele, et niisugune 60% on tõenäosus, et ma jõuan lennuki peale, kui kõik läheb ideaalselt sujuvalt ja ma lähen sinna auto peale ja see risk oli ikkagi nii suur, et pigem ma siis loobusin sellel kõrvalistmel sõitmisest ja lasin endale takso tellida ja sõitsin lennujaama ära. Aga mingit järgmise aasta nagu võimalust ei jätnud endale? Et teeme nüüd väikse diili, kuule. ma arvan, et kui BYD on seal kohal ja ma järgmine aasta peaksin minema sinna, et need inimesed olid nii toredad ja nii lahedad, et ma arvan, et nad annaksid selle võimaluse puhtalt selle pärast, et nii juhtus, et nad olid ise ka tegelikult nördinud, et ma ei saanud seda kogemust.
see on see, et käid ära, eks ole, ootad, möllad ja siis ikka midagi puudu. Ei, no ma ei ütleks, et see puudu jäi, ma arvan, et tänasel päeval ma võin julgelt öelda, et ma olen üks Eesti ainukese inimesi, kellel vähemalt see võimalus oli, et see pael oli nagu käe peal, et noh, põhimõtteliselt 80% oli ju asjast tehtud. Ja noh, läks siis nii, aga noh, need autod, mida seal vaadata, need mootori hääled, no kujutage ette, kui iga natukese aja tagant, kui see vormelite punt läheb, V10 mootorid laulavad seal, mõne aja pärast tunned rehvilõhna, sest driftijad käisid üle, siis Gordon Murray võidusõiduauto, vanad võidusõiduautod, V8-d, uuemad V8-d, V10-d, no Lexus tuli nüüd ju uut LFA-d veel näitama, see oli küll kamos, aga millegipärast seda siis näidati Toyota GT mudeli kõrval, et siis noh, ilmselt seal on üsna sarnane tehnika, aga seda täpselt ei tea. Siis seal oli tohutul hulgal veel selliseid hüperautosid, millede nimedest paljud pole kuulnudki. Zenvo oli erinevate autodega väljas ja noh, see Apollo, see nimekiri jätkub, et noh, seal on tõesti vaadata isegi vanu neid Le Mans autosid oli vaadata, vormeleid, mootorrattaid, no täiesti sõnatu, no Rolls-Royce oli muidugi ikka eriti uhkelt väljas, et nemad olid siis mõisa sisehoovis, neil oli eraldi sisehoov, mis oli ehitatud pargiks, maha oli laotud tiikpuidust lauad, autod olid kõik kõrgemale tõstetud, et kõik oleks võimalikult peen. Ferrari oli oma boksiga seal väljas, Ferrari elektriauto Luce oli muidugi peidetud sinna tuppa ära ja sinna oli tohutult pikk järjekord, et ma tõesti seda ei jõudnud ajaliselt ka näha, aga ma teisi Ferrarisid sain seal väljapool vaadata ja no need olid ka ikkagi fantastiliselt ilusad autod, et aga noh, Ferrari, Lamborghini, noh, need on, kui Eesti pildis mõtled, et need on erilised autod, siis seal need on niisugused tavalised autod, ütleks. Mingi konkreetne lemmik oli ka, mis sulle niimoodi jäi, et vau, et seda tahaks või sellega tahaks sõita või põhimõtteliselt, et võt, siit ma edasi ei lähe. Seal tahaks kõigega sõita ja noh, kui mul õnnestus ka rääkida siis BYD number 2 inimesega, siis küsisin, et noh, et kus on nagu see piir, et te leiate, et nüüd läheb liiga ohtlikuks, nüüd need autod lähevad liiga kiireks. Siis nad ütlesid, et ei, me ei näe, et meil nagu seda piiri tuleks, et me tahame näidata, milleks me oleme suutelised. Ja neil oli ju väljas seal ka rekordiauto Yangwang U9, mis omab tänasel päeval ju tippkiiruse rekordit 496 pudinatega kilomeetrit. Nii et noh, Bugattil oli 417 kilomeetrit või 427, mis seal oli. Bugatti sõitis 490 ära ikkagi, aga see ei olnud seeriaauto. Jah, et noh, seeriaauto rekord on tal ikkagi ju mingi 417 või... Ei, ikka rohkem on. Või 20, no jaa, aga sealt nagu see edasi minna sinna pea 500 alla, et noh, see on ikkagi tohutu hüpena. Et kahjuks peab tõdema, et ega need hiinlased tulevad päris tugevalt peale ja see tehnika, mida nad seal näitasid, on ikkagi muljetavaldav. Pigem küsimus ongi selles, et kui hästi me selle vastu võtame ja kas see hind ka meie jaoks on ikkagi söödav, sest et noh, see Denza Z, mida nad seal reklaamisid, ütlesid, et noh, hakkab maksma umbes seal mingi 150 000 eurot ja sellest on ka veel muide ma olen nüüd vastu sõldu, oli ta Roadster või Cabriolet, oli ta siis 2-kohaline või 4-kohaline, igal juhul lahtine auto, väga viisaks nägi välja, natukene sellist Maserati olekut, et ilusa kujuga auto.
Tõnu, sina käisid palju siis 2 aastat tagasi seal küll 1 päeva. Nii palju, kui sa Kaspari neid jutte ja pilte oled näinud, et on seal võrrelda nüüd ka, et kuidas üritus on edasi arenenud või autode maailma puhul muidugi me teame, kuhu autod on arenenud rohkem elektrit, eks ole. Samas V8 on tagasi, mis on tore, et ei tapetud ära, jumal tänatud. Hüperautode puhul äkki midagi? Ei, no selles mõttes, et eks see üritus on nagu oma selle formaadi leidnud ja ma ei tea, kas üks aasta on teisest halvem või parem. Ma olen üritanud vähemalt iga aasta seda YouTube'is vaadata nii palju kui võimalik ja ma soovitan seda kõigile, kes sinna kohale ei lähe, sest YouTube'i live jookseb neljapäeva hommikust pühapäeva hilisõhtu, nii et ei peagi seal ise Inglismaal kohal olema, et saab nagu selle mulje kätte, välja arvatud siis see, et lõhna ei ole, hääled on tasandatud, mootori hääled, ma mõtlen, on siuksed vaiksed läbi kõlarite. Kõlarit põhja panna, üks aasta me vaatasime koos, minu arust me ikkagi seda volüümi nuppu ikka tallasime plussi peale ikka korduvalt juurde ja juurde. Ja see lõhna mõttes mulle meenub näiteks üks asi, mis on üldse nagu, et seal käies, et sa ei peagi seda show'd kogu aeg jahtima, võid nagu käia, nii-öelda nurgataguseid pidi või garaaže pidi, et neid autosid, mis on rajale minemas, neid soendatakse boksides. No boksid on sellised tavalised kergtelgid, eks ole, ja kergtelk, eks ole, selline tavaline 500 € telk, seal all on 5 miljonine auto. Ja neid autosid seal siis enne sõitu, kuna nendega pannakse ikkagi vanade 100 aastat, vanade 70 aastat, vanade 50 aastat, vanade mis iganes võistlusautode, mis iganes klassi võistlusautodega mäkka üles ikkagi, seal tagasi ei hoita, seal annaks ikka täiega, see tähendab seda, et mootor peab enne ju, õli peab soe olema. Ja siis neid soendatakse seal ja see vanade autode esiteks käivitamine ja seejärel soojendamine, see on igavene spektaakel, eks ole. Et esiteks, kuidas nad käivituvad, kas neil on oma starterid või need lüüakse kuidagi kõrvalt käima, mõned lähevad, eks ole, vändast käima. Ja seal oli, mis mul lõhna mõttes oligi, mis ma tahtsin rääkida, jäi meelde, oli siis 37 aasta, ma tahaks öelda, Mercedese Grand Prix auto, mis siis käivitus, kui ta lõpuks käivitus esiteks sellise müra või plahvatusega ja sellise tossu pahvakaga. Et see telgialune, mitte ainult telgialune oli täis, vaid et tuul ei suutnud seda enam nagu eemale puhkuda. Ja siis see vaene mehaanik, kes seal roolis oli, kes pidi roolis olema, et gaasi hoida, eks ole, et auto välja ei sureks, siis sellele vennale lasti siis tavalise aku õhupuhuriga õhku näkku, et tal oleks nagu hapnikku midagi hingata, ehk et tema ümber taeti nagu heitgaasi eemale. Ja siis ma vaatasin, et vau, et näed. Kõige peale on mõeldud. Kõige peale on mõeldud, et sakslastel olid tööriistad olemas igaks tööks. Ja, et mõni roheline seal kõrval ei olnud, et tema jaoks oleks täis põrgu olnud, aga jah, et tänavu oli tegelikult mõningatel oli natuke uhkemad boksid ka, aga tõesti jah, et enamasti seal telgi all need autod on. Eraldi, vaata, boksid on, eks ole, on autofirmad, need ei saa vist ütlesid, et Püüdil oli 3-kordne maja, et nad on eraldi ekspositsioonialad, kus autofirmadel on nagu püstitatud hooneid või hoonestuid või tänavaid. Ja, aga just, et näiteks need superautod, mis seal ja hüpperautod, mis seal väljas on, nii et mis mäkke tõusevad, need on tõesti eraldi veel telgi all ja ega seal kui need autosid käivitati, et seal oli rahvast ümber ja see aeg, kui ma siis ootasin seda võimalust, seda peaaegu võimalust sinna mäkke tõusta, siis minu kõrval oli uus ruff, millel oli väga spetsiaalne mootor peal, väga eriline mootor, Ruffi enda poolt toodetud Boxer 8 ja see pandi külmalt käima, mingi influencer filmis seda, see pandi külmalt käima ja kohe löödi rauti gaasipedaal põhja ka ja iseenesest seal natukene teiste sõitjatega siis seal, kes oli siis Tensa poolt need võidusõitjad palgatud, nendega siis arutasime, et kes sellist asja teeb mootoriga, et mootor tahab natukene ikkagi soojeneda, et see ei ole niimoodi, et võtke kas või ise ennast,
keegi sõber tuleb, peksab hommikul kell 5 sind üles, et nüüd lähme Ironmani jooksma, sul elu sees keha ei võta seda vastu, täpselt sama on ka mootoritega, et noh, et nüüd jah, külmalt käima, rauh gaas põhja ja siis kuulame, kui ilusat häält see Boxer 8 teeb. Tõsi, see tegi väga-väga ägedat häält, aga no nii ei tehta sellise asjaga. Ja no kui sa ütlesid, et gaas põhjas minnakse sealt mäest üles, siis tõesti seda tehakse niimoodi, et võidusõiduautodega, hüperautod, superautod, kõik, mis on kiired, nendega minnakse kiiresti mäest ülesse ja nende roolis on tegelikult ka professionaalsed võidusõitjad. Ja siis autoesindused ostavad selleks ajaks endale, kui endalt võtta ei ole, ütleme seal mõnda vormelisõitjat või ringrajasõitjat, siis ostetaksegi enamasti Inglismaalt pärit võidusõitjaid kokku, kes siis nende autodega võimalikult kiiresti mäest üles sõidavad. Ja, sest seal teatud ohud on olemas eelkõige see, et see rada on ülikitsas, noh muidugi käänuline, turvaalad selles mõttes peaaegu puuduvad, et nende asemel on heinapallid ja osad autod ongi keelatud seal aja peale sõitmast, ehk et F1 autodega aja peale ei ole seal viimased 20 aastat enam sõidetud, sest F1 auto on, moodne F1 auto on liiga kiire, et ta ei saa selle selle auto jaoks on see rada ka konarlik, et ta ei saa sellega hakkama, et kunagi see oli 98. aastal, kui Nick Heidfeld sõitis Mercedes F1 autoga rekordi, mis arvati, et jääbki nagu ületamata, sest et F1 autod edaspidi keelati ära, sest et oli näha, et see asi on liiga ohtlik, et see ei saa hästi lõppeda, aga F1 autod seal küll sõidavad nüüd, aga sõidavad siis nii-öelda mitte aja peale ja sest saadik siis lõpuks, kui see rekord ületati, siis see on olnud pigem nagu elektriautode käes, mis on see nagu see McMurtry on väike kerge kitsas ja sellise aerodünaamikaga, mis tõmbab selle auto selle raja külgem. Ja tegelikult iga aastaga läheb see asi üha keerulisemaks, kuna need autod kõik, mis mäest üles sõidavad, need on kindlustatud ja kindlustusettevõtted ei taha enam väga neid kindlustada, sest see auto ise juba maksab nii palju ja see risk on nii suur, et selle autoga midagi juhtuks, et seetõttu lähebki see asi üha keerulisemaks ja keerulisemaks. Aga samas just see, et seal on jäänud alles ka see aja peale sõitmise formaat, et seal ei ole lihtsalt niimoodi, ma ei ütle töristamine, vaid nad ikka lasevad hooga, isegi kui mingi moodne Rolls-Royce'i isegi luksuslikum mudel, sellega lastakse ikkagi hooga, et äge oleks, eks ole. Aga see, et on alles jäänud aja peale sõitmine ja et aja peale sõidud tõesti nagu seda võetakse hingega, sest et seal on näha, kuidas need autod on piiri peal ja mõnikord ka üle piiri. Aga väga kahju oleks, kui see sealt ära kaoks, et see on nagu, et mõtled küll, et see ei ole ju mingi ringirekord mingil kuulsal ringrajal, aga samas Inglismaal on mäkketõusuvõistlused ju väga au sees ja väga pika traditsiooniga, et samas ikkagi äge, et Goodwoodi mõisapargi mäkketõusu rekord kuulub siis sulle või kellegile teisele või kolmandale. Ja tegelikult see on üks osa sellest melust, et kui me võtaksime näiteks meie Eesti autonäituse, Tartu autonäituse, mis on ainukene, kui ütleme samal ajal raadilgi toimuks, ütleme mingisugune uute autode, ma ei tea, ütleme natuke kiiremgi sõitmine, et keegi on sinna raja maha teinud, et see annaks kindlasti natukene juurde seda melu, et see ei ole see kuiv statsionaarsed autod, ei mingit bensulõhna, ei mingit V8 häält, ei mingit rehvilõhna, et see on üks osa sellest kogu üritusest ja see peab seal olema ja ma arvan, et kui meil näiteks selle Tartu autonäitusel oleks ka selline juhus, et mis meil siin on, Aston Martinid, Ferrarid, Lamborghinid, Bentley'd, et kui need seal kõrval kuskil natukenegi kiiremini sõidaksid, jah, täna on autode müratase üsna palju ära kohitsetud, aga ikkagi see annaks emotsiooni ja see annaks ka nagu vaatamisväärsust. Jaa. Tõesti nõus. Iga auto on ikkagi ju loodud dünaamilise objektina ja teda on äge ka staatiliselt vaadata, aga see, kui sa näed, kuuled autot sõitmas ja vanade autode puhul tunned seda lõhna lisaks, et ja ma just rõhutaksin seda hääle poolt, et isegi kui see ei ole nagu mingi
kulla peale võidusõit, siis seda häält saab ikkagi ka nii-öelda tekitada ka turvalisemas keskkonnas, et sa kuuleksid nüüd selle 66. aasta Ford GT40 või 98. aasta Mercedes F1 auto või 95. aasta McLaren F1 auto häält. Ja kusjuures kogu see Goodwood on ju ehitatud niimoodi üles, et sa ei peagi seal raja ääres olema, sa lihtsalt vaatad neid näituse autosid, aga sul on taustaks kogu aeg selline mõnus mootori hääl. Ma just mõtlen, kui tehagi raadil näiteks mingi raadi flat out, eks ole, samal ajal kui see Tartu, mis ta oli, motorshow. Jah, Tartu motorshow on või Tartu motorshow osana, siis tekib kusjuures mul peas küsimus, et kumba asukohta rohkem rahvast läheks? Ma miskipärast arvan, et isegi sinna raadil läheks sel juhul rohkem. No eks see oleneb ilmast ka, vaata, kui sina, Tõnu, ütlesid, et sul oli puhas torm seal, kui sina käisid, siis minul oli risti vastupidi. 0 tuult, 0 pilve, päike paistis lagi pähe, õues kuskil 30 kraadi sooja ja seal sõna otseses mõttes veepudel oli kogu aeg taskus, veepudel sai tühjaks, läksid jälle, võtsid järgmise veepudeli ja et te aru saaksite, kui suur see oli. Mina olin 2 päeva seal, mul oli keskelt läbi 2 päeva puhul siis ütleme kokku mingisugune 60 000 sammu, et siis päevas ligemale, äkki niuke jämedalt öeldes 60 000 sammu, et päevas niuke 30 000 sammu käid teed lihtsalt ära, sa päev läbi püsti jalu seal ja sul ei teki kordagi sellist tunnet, et jalad oleks väsinud või midagi niukest, sest et sul on nii palju põnevust ja nii palju asju seal vaadata. Sinna jõudes tegelikult kõige suurem probleem ongi see, et sul on see FOMO. Et tegelikult alguses on kogu aeg see, et igal pool toimub midagi üliägedat ja et kas ma jõuan igal pool, kas ma jõuan, kuhu ma jooksen kõigepealt, et kus on kõige valjem mootori hääl, kus on kõige kiirem auto, et see FOMO on seal, kui sul ei ole niimoodi lõdvalt, mõnusalt aega võetud. Ma veel rikun selle mõtte veel sellega ka ära, et mitte ainult Goodwood ei ole see asi, et kui sa ütlesid, et see algab neljapäeval, eks ole, siis mõistlik autohuviline läheb sinna kohale teisipäeval, sest seal samas lähedal, mitte küll kõrval, on Bellieu automuuseum, kus on ka võimalik 2 päeva vabalt veeta. Ja see tähendab seda, et nädal nii-öelda Inglismaal veeta, see on nagu meil tavaliselt see nädal Pariisis, kahub nagu vesi sinna kivivette, et no seal on ilmselt see boonus, et ma ei tea, kui ligi seal lastakse selle autode kohale transportimise ajaks, et kindlasti see on ka eraldi vaatamisväärsus, et Pariisis me oleme olnud ju kuigivõrd nagu sel ajal kohal, kui autosid alles tuuakse, manööverdatakse, käivitatakse, Pariisis on staatiline näitus, eks ole. Aga et kui sa oled õigel ajal kohal, siis sa näed, kuidas seda mingit GP autot sinna sisse aetakse sinna näitushalli. Ma ei tahaks uskuda, et sind väga sinna ligi lastakse ja kui üldse nagu sellistest asjadest rääkida, siis ma imestan, et keegi ei ole tulnud sellise idee peale, et teha kadunud 60 sekundiga teine osa. Mõtle, kui äge oleks vaadata filmi kadunud 60 sekundiga teine osa Goodwoodi, kõik näitusautod tuleb ühe ööga ära varastada. Peab korralik meeskond olema, 4 või 5 palju nüüd see filmis oli jääb väheks ka vast. Ja 60 sekundist vist jääb ka väheks. Kõigepealt ootad 2 tunni, kuni rada puhastatakse. Ütled, et ma ei tahagi tagasi tulla. Ja, et seda vaatamisväärsust on seal nagu tohutult palju ja kindlasti muidugi Inglismaaga tuleb ka veel seda arvestada, et tänaseks neil kehtib e-viisa. Õnneks selle saab ülikiirelt teha, et internetilehel soovitus on ikkagi jällegi kasutada nende endi siis valitsuse lehte, mitte vahendajate omasid, sest vahendajad küsivad rohkem raha. Kuski 5 korda rohkem, vähemalt Ameerika ESTA-viisaga oli küll niimoodi mul, et originaal maksis vist 16 eurot ja siis need vahendajad suutsid 100 küsida. Kanada viisaga oli niimoodi näiteks, kui ma endale tegin selle, et muidu oli ka tõesti, kas oli mingi 12 eurot oli muidu ja kui oli mingi vahendaja kaudu, siis oli mingi 70 eurot või midagi nii. Ja selle Inglismaa viisaga oli niimoodi, et 20
minu arust oli jah, 20 eurot oli see äkki ja kusjuures ma sain tunni aega selle kätte, võib-olla isegi kiiremini. Seal ei olegi muud midagi vaja teha, et teed oma passist pildi, seal on antud mingisugune juhend, et kuidas sa pead selle pildi tegema. Minul, ma ei tea, kas seal on siis mingi süsteemi probleem või midagi, tegin täpselt juhendi jälgi passist mitu korda pilti, ütles mulle, et see on valesti tehtud, see ei lähe läbi. Ütlesin, et okei, et juhendi järgi tehtud, ütleb kogu aeg ei lähe läbi, et vahet ei ole. Proovin, et saadan ära selle ja saatsin ära, läks äkki mingisugune 10-15 minutit mööda, tuli vastus, kõik on väga hea, sa ei pea mitte midagi salvestama eraldi, see on automaatselt sinu passiga seotud, ehk siis lähed piiripunkti, ütleme sinna kontrollpunkti, mis lennujaamas on, skanneerid oma passi ja neil on kohe info olemas ja kõik väga lihtne ja hästi. Väga tore. Võtame plaani. Ja muidugi Inglismaaga tuleb seda arvestada, et Inglismaa on eestlaste jaoks ikkagi veel kallim kui Eesti ise. Et seal ei ole nagu ükski asi nagu väga soodne, et võtamegi kas või mingi tavaline burger, mis maksis Goodwoodis, oli selline 20 eurot natuke peale. Et seal on ikkagi oluliselt kallim kui Eestis. Ja jäätist ei tasu osta, sest seal on suhkrumaks. Tuleb, ma ei tea, õlle peale mõelda rohkem. Ja, aga kui sul on see mitme päeva pilet võetud, et siis saad vähemalt soodsama hinnaga kuulata tohutult palju V8 häält. Väga äge. Ja V12, V10. Rida 12 oli ka mõni, ei tea, vanemate masinate. Ma arvan, et kindlasti oli. Ei, Rida 12 ei ole olemas. Ei olegi? Kurat. Kas mingil lennukil äkki või? Aga kusjuures vaata, vahepealt sealt lendasid isegi lennukid üle, aga need olid natuke moodsamad vist. Lennushow on ka ju selle festivali osa. Rida 8 tehti loomulikult, aga jah. Rida 8 seal ikka kuuleb ja V16 Bugatti oli kohal. Ja. Turbodega, ilma turbodeta. Nii et seal on mida vaadata ja kui sa oled vähegi autoinimene ja mõtled, et Eesti või Riia autonäitus on äge, siis käi seal Inglismaal ära. Peale seda sa mõtled, et mida te siin kohalikus riigis teete, aga müts maha, et me peame arvestama ka tegelikult kui suur on see vahe, et Inglismaa on ikkagi meeletult suur riik ja seda Goodwoodi on üle 30 aasta tehtud, et see on ikkagi väga pika traditsiooniga üritus ja siis me võtame Eesti oma, et see, et meil Eestis üldse autonäitus on, see on ikkagi väga kõva sõnana. Me peame Tõnugune mõtlema hakkama, et järgmine aasta ennast jälle Goodwoodile sina sebima, mina esimest korda elus sinna ja Kasperi saadame hoopis Pebble Beachile või sinna Monterey autonädalale pioneeriks ette jälle. Muide, ma Tõnule tegelikult saatsin lingi ja nad ju tänavu reklaamisid, et Goodwood läheb ka Ameerikasse, nii et 28. aastal on Goodwood ka Ameerikas. Äge. Nii et siis saab mitu asja kokku, Siima näitus ja siis Goodwood. Väga võimas. Aga sellega tõmbame otsad kokku täna või? Jah. Hakkame nüüd Kasperi pilte vaatama ja muljatama edasi. Aga siis järgmise korrani. Ilusat jätku.